Viimase paari aastaga on mehitamata õhusõidukite areng just nimelt sõjapidamises teinud meeletu hüppe ning et ajaga kaasas käia on Kaitsevägi koolitamas ka Eestis kaitseväelasi. Praegu siis harjutame suuresti drooniga lendu, et siis koguda kogemust lendamist tihedas keskkonnas, erinevates ilmastikutingimustes, erinevates siis tuule ja ka vihma muud sellistel raskematel tingimustel drooniga lendamiseks. Tänapäeva julgeoleku olukorra ja kaasaegse sõjapidamise kiire arengu juures on droonitehnoloogial üha olulisem roll. Pädevate mehitamata õhusõidukite operaatorite koolitamine on seetõttu võtmetähtsusega, et tagada Kaitseväe üksuste parem olukorra teadlikkus ja operatiivne võimekus. Hetkel, nagu ma aru saan, siis tegemist on ikkagi pelgalt vaatlusdroonidega. Praegune kursus siis keskendub Mavic 3 baasil vaatlusdroonidele. Ehk siis sõdur saaks siis harjutada mitte ainult siis lendamist, nii ka striimimist ja et see info siis jõuaks maastikult meie juhtimispunktides. Järgmine areng siit kursustelt on siis laiali minek teemadele nagu ründedroon, FPV, raskedroon, seal sees ka UGV, logistiline droon, mis siis annab meile ka mitte ainult siis selle vaatlusosapoole, vaid ka võimaluse rünnata vastast tagapoolt siis kontaktliini ja ka toetada meie enda üksusi siis ilma selleta, et inimelu peaks riskima sõitmaks siis eesliinile. Mehitamata õhusõidukite noorem allohvitseri erialakursust on plaanis hakata läbi viima igal aastal. Kindlasti toimuvad eelvalikud läbi selle, et kas oled selle teemaga juba tegelenud, kas see teema sind huvitab, kas see teema on sinu jaoks tuttav või võib-olla on ka sul juba enne ajateenistusse tulevist mingi pädevus omandatud. Kuid päris igaüks, kes soovi avaldab droonipiloodi kursusele, siiski ei pääse. Kuna praegu on see väga populaarne teema, siis kui küsida pataljoni rivistusel, kes on sellest huvitatud, siis 100% mehid ja naised tõstaks käe. Me peame seal sees ikkagi valiku tegema. Küll loomulikult me suurendame neid võimalusi, küllap me vaatame ka, kuidas väljaspool ja vabal ajal saab mingeid oskusi kas või läbi mänguliste simulaatorite lihvida, aga sõjaaja ülesandeks eelkõige me valmistame ette neid isikuid, kelle sõjaaja ülesanne see saab olema. Kuna droonindus ning seda eriti militaarvaldkonnas on päris kallis, siis kuidas mahuvad sellised uuendused Kaitseväes eelarvesse? Meie kõrgemad juhid saavad aru, mis on prioriteedid ja sinna on loomulikult ka raha suunatud. Ja me saame ka aru, et teatud asjadesse tuleb suhtuda kui kuluvahenditesse, mis on odavama poole asjad ja teisi kallima poole asjasid me hoiame palju paremini. Nii see ongi. Tulevikus kaasatakse kindlasti koolitusse ka reservväelased. Reservväelastele me alati koolitame uusi tulnud tehnoloogiaid, ehk kui on ka õppekogunemised, siis need üksused, kelle koosseisu varustuse tabelisse võib-olla kunagi ei olnud mehitamata õhusüsteeme, aga nüüd on, siis ka nemad saavad vastava koolituse ja küllap me jõuame ka sinna, et neid reservväelasi me hakkame järgi koolitama.